Õpetamistööd panna haigla igapäevatöösse ei ole kindlasti midagi sellist, mida ootame nüüd õiget hetke. Sellega tuleb alustada kohe, seda tuleb hakata juurutama. Paar aastat tagasi tehtud residentuuri analüüs, et see oli minu meelest selline äratuskell võib-olla kõigile, kes õpetamisega tegelevad, et õpetamist saab teha väga erinevat moodi, et meile usaldatakse meie kätte noored arstid ja siis meil on olnud siiamaani ju suhteliselt vabad käed, et valida, kuidas residente õpetada. Kui me oleme arstid, siis need probleemid ei ole kõik A + B võrdub C, vaid need on komplekssed probleemid, ehk siis nagu probleemi lahendamise oskused võiksime saada sellest õppest. Väga raske on mitteoskajal teooria ja praktiline teadmine omavahel ühendada. Sageli on see nii nüanssides kinni, et kui seda ei seleta, siis on sisuliselt võimatu. Väga lihtne on ka residendina, tudengina minna nii-öelda sellise igapäevase töörattasse, kasutades praktikaid, kasutades võtteid, mida me oleme üksed komandanud, jäänud kasutama, võtnud üle vanematelt kolleegidelt kahtluse alla seadmata, kas see on õige, kas see on parimast tõendust informeeritud parim praktika. Arstide õpetamisest võidab esimese asjana patsient. See, millist abi me talle osutame, kas see on kaasaegne, kas see on patsienti säästav, kuidas seda niimoodi teha, on õpetamise ja õppimise küsimus. See on oluline selleks, et tagada meie teadmiste järjepidevus, et integreerida noori kolleege paremini kollektiivi ja ma arvan, et kogenumatel arstidel on kohati residentidelt õppida üht-teist. Kui sa kedagi õpetad, siis sa pead selle käigus ise õppima, kordama, ennast nii-öelda uute seisukohtadega kurssi viima, nii et tegelikult kasu jälle kahepoolne. Väga oluline on tuua õpetamine võrdväärseks kliinilise tööga, et õpetamisega tegelemine ei tähendaks nii-öelda tagasiastumist ka meie töötasus. Kui ma veetsin siis välismaal õppides 6 aega, siis ma olin väga üllatunud nende heast sellisest residentide õpetamise korraldusest, et neil oli kaitstud aeg, iga hommik kella 8:30 10:30 toimus siis erinevat sorti seminar ja ma nägin, kuidas nii õpilased kui ka need õpetajad olid väga motiveeritud seal osalema ja kohati see ei olnud isegi küsimus, kas osaleda või mitte, sest see oli sinna süsteemi juba nii sisse juurdunud. Minu jaoks hea täiendõppevorm on praktiline, nii-öelda hands-on. See peab moodustama koherentse terviku. See ei saa olla lihtsalt seeria loenguid, praktikume, mis omavahel mitte kuidagi viisi ei haaku, seda tuleb planeerida. Et see oleks selline ülekäte, et saame kokku ja räägime pool tundi kiiresti mingist teemast ja siis on nii-öelda linnuke kirjas, et on õpetatud. See peaks olema läbimõeldud, võiksid olla seal kaasas ka mingid ülesanded, juhtumite lahendamine. See planeeritud praktiline õppetöö on tõesti näidanud seda, et me saame kokku tulla ja arutada juhiseid, artikleid, meie enda tööd sellisel moel, et me läheme laiali ja me teeme midagi teistmoodi. See toob kokku erinevate erialade residendid, annab neile võimaluse saada tuttavaks ja annab neile võimaluse siis erinevate erialade kaudu sellele ühele probleemile läheneda. Ehk siis see kasvatab hiljem hästi palju kolleege, kes suudavad teha interdistsiplinaarset koostööd. Mida suurem on meie ühisosa kolleegidega, seda parem on see tervik. Seda paremini see osakond, ma usun, töötab. Kollektiivi jaoks seda annabki, et see suhtlemine on intensiivsem, ta on nagu selline mitmepoolne, ta võimaldab õpilasel olla ka avatum, õpilast märgatakse rohkem, temaga tegeletakse, et ta integreerub paremini. Ja hästi kihvt on minna nüüd selle nii-öelda selle uue õppetöö raames uusi seminare ette valmistama arstidega, kes on seda juba varem teinud ja näha seda entusiasmi ja seda motivatsiooni ja seda hasarti
teha seda järgmine kord paremini, kui nad tegid eelmine kord. Tulevikus minu hästi koolitatud resident võiks olla minu jaoks väga suur tugi professionaalses mõttes kolleegina arutelemiseks, analüüsimiseks, eriala arendamiseks ja nii edasi. Kindlasti projekt loodi selle mõttega, et sellega algust teha ja näha, mis see tulemus on, kas saavutab need tulemused, mis on nagu algselt sinna eesmärgiks pandud. Kui see niimoodi läheb, siis ma arvan, et see peaks olema mitte projekt enam, vaid niisugune läbiv tegevus igas õpetavas haiglas. Juhendamist läbi siis nende teadmiste rägastiku, et see on hea, et seda nüüd rohkem on, et võib-olla ka nende seminaride ülesehitus või nende teemade püstitused, et need annavad paremini selle suuna kätte, et millele keskenduda, sest see teadus ise on ju niivõrd lai, et ise selle oluliselt üles korjata, et see mulle käis see küll üle jõu.